hommikust, armas Merle! Tere hommikut! Aitäh, et sa tuled siia Täitunud unistused podcasti. Täna me salvestame episoodi number 6 ja ma ootan väga põnevusega, millist täitunud unistust sina jagad. Ja sa võidki alustada sellest, et esmalt põgusalt võib-olla sa tahad endast rääkida ja siis juba asja kallale. Ja Merili, mul on suur rõõm, et ma saan oma lugu siin täna jagada. Et see on selline finantsõnguline ja räägib sellest, kuidas ma endale ostsin oma kodu, mis maksis peaaegu 100 000 eurot ja alustasin oma unistuse elluviimast olukorras, kus ma tegelikult olin töötuna arvel ja ükski pank mulle raha ei andnud. Aga ma väga usun, et minu lugu aitab innustada teisi inimesi keerulistes etappides siiski uskuma oma unistustesse ja mitte alla andma. Et oma tutvustuseks võib-olla nii palju, et olen sünnilt rannakaluri tütar ja 3 täiskasvanud tütre ema ja see rannaelu on innustanud mind ellu jääma, et mitte alla andma, vaid keskenduma pigem lahendustele. Ja kui ma põhitöös olen projektijuht, siis võib-olla ma olen heas mõttes ära rikutud, et sellist projektipõhist elu kasutan ma ka oma unistuste elluviimisel igapäevases elus. Et minu meelest ongi unistusi 2 sorti. Ühed on need helesinised unistused, nagu minul majake mere ääres, mis sul on kusagil ja mille elluviimiseks sa tegelikult samme väga ei teegi. Ja teised unistused on need, kus on kirg sees. Nad ei lase sul õhtul magama jääda, nad äratavad sinu hommikul üles, nad tulevad öösel sinu juurde ja nende täitumise nimel sa teed teadlikult või alateadlikult mingeid samme. Et minu loo algus on tegelikult lausa 15 aastat tagasi, kui ma oma noorema tütrega kodust ära kolisin, kes tol ajal oli 6-aastane ja pehmelt öeldes mu majanduslik olukord oli tol ajal väga vilets. Ja otsisin Pärnus üürikorterit, kus hind oleks võimalikult odav ja mis oleks möbleerimata, kus saaks aastaringselt sees elada. Pärnu paraku on selline, et septembrist maikuuni sa leiad küll elamise kohta, aga suvel otsi kohta, kus sa saad. Ja lõpuks ma leidsin möbleerimata kodu ühes ilusas eestiaegses villas, kus paraku oli 5 tuba ja kuuüür pea 600 eurot koos kommunaalidega. Ma elasin seal küll 4 aastat ja enne seda kolisin mitmeid kohti ühest kohast teise. Aga lõpuks ma jõudsin olukorda, kus ma sain aru, et ma ikkagi oma sissetulekuid väga kiiresti suurendada ei jõua, tuleb vähendada väljaminekuid ja see ühest kohast kolimine peab teise kohta ära lõppema ja ma pean endale ostma kodu, sest üüriraha on mõttetu maksta, pigem on mõttekas maksta pangalaenu. Et siinkohal kõrvalmärkusena, et enne kui ma jõudsin koos oma tütrega meie unistuste koju, siis me kolisime 8 aasta jooksul 6 korda. Ja miks ma siis, seda on liiga palju. Ja miks ma siis varem polnud pangalaenu peale mõelnud, lihtsalt arvestades minu leibkonda, alaealiste laste arvu, mu palk oli nii väike, et mul polnud vähimatki lootust pangalaenu saada. Ja mina pidin oma unistuse elluviimiseks kukutama ennast kriisiolukorda. See tähendab seda, et kriisiolukorras sa hakkad mõtlema teistmoodi ja tegema teistsuguseid tegusi kui oma igapäevases mugavustsoonis. Ja ma kukutasin ennast olukorda, kus ma teadsin, et teatud aja pärast olen ma tõstetud tänavale ja selleks ajaks peab mul oma kodu olema. Ja mis ma siis tegin, et ma kolisin ühe tuttava üüripinnale Pärnu kesklinnas armsasse väiksesse majja, sest ta ise talvel elas Tallinnas ja me sõlmisime kirjaliku üürilepingu, et 7 kuu pärast
see tähendab, et järgmise aasta maikuuks ma pean olema sealt välja kolinud. Ja kuna ma ise olen sõnapidaja inimene ja tuttav tõesti südamest tahtis mind aidata, siis ma teadsin, et mul ei ole valikuvõimalust. Esialgu, eks ole, tundub, et aega on küll, talv külmetab su tunded ja emotsioonid ja ma alustasin tegelikult aktiivselt korteri otsinguid alles märtsikuus, kui ma teadsin, et maikuus ma pean välja kolima. Ja siis selguski, et tegelikult seal üüriturult väga midagi võtta ei olnud. Et need korterid, kus katus või sokkel või fassaad vajas tugevat remonti, mis olid küll väga odavad, need ma täiesti välistasin, sest ma teadsin, et lisaks pangalaenule pean hakkama maksma siis ka hoone renoveerimist. Ja otsisin kõikvõimalikest kohtadest ja siis leidsin rubriigist mitte eluruumid korteri vastrenomeeritud uhkes vanaaegses Pärnu vanalinna hoones ja märkasin, et hind oli ilma käibemaksuta. See oli hea signaal ja see tähendas seda, et kuna müüjaks oli kinnisvara arendav ettevõte, et siis tema sai müüa arvega ja kui minul on oma ettevõte, siis mina saan osta selle korteri arvega ja pärast käibemaksu riigilt tagasi küsida ja selle võrra siis ütleme nagu korteri odavamalt omandada. Ja võtsin maakleriga ühendust. Korter oli nagu korter ikka, aga lihtsalt Pärnu linnavalitsus on kehtestanud sellise korra, et need uusarendustel või renoveeritavates majades esimesel korrusel peavad olema mitte eluruumid, et elavdada äritegevust vanalinnas. Ja see oli minu unistuste korter, kõrged laed, kaaraknad, ilus, kõik värskelt renoveeritud ja nii ma ütlesingi maaklerile, et ma ostan selle korteri ära, aga raha mul ei ole, et ma hakkan seda otsima. Ja möödusid nädalad. Maakler helistas igal nädalal ja küsis, kas mul on juba olemas sissemaksuraha. Mul ei olnud seda. Ja siis ma pakkusin, et ma tasun 10 000 eurot broneeringutasu, et palun hoia see korter mulle. Ja ta ütles, et aga kui sa broneeringutasu sisse maksad ja raha kokku ei saa, siis sa ju seda raha tagasi meie käest ei saa. Et ma hoian sulle veel 2 nädalat suusõnalisel kokkuleppel. Ja ma olin nii tänulik. Ma sõitsin sealt korterist, ma ei tea, rattaga, kui palju aknalt mööda ja palusin, et kallis korter, oota mind ära. Ma ei ole vaene, aga raha ei ole lihtsalt praegu minu juures, et ma leian selle raha, ma tulen ja ostan sind ära. Ja see oli tõeline kirg, millega ma hakkasin oma unistuse poole rühkima. Paraku selgus tõsiasi, eks ole, et kuna ma olen töötuna arvel, siis ükski pank mulle laenu ei anna ja ma ei saanud ka, kuidas nüüd öelda, kaasomandisse seda pangalaenu võtta, siis öeldi, et sul peab abikaasa olema, kui sa 2 peale tahad pangalaenu võtta. Paraku mul abikaasut ka polnud ette näidata. Ja siis ketrasin peas variante, et kuidas veel, et see on päris suur summa, et kust nagu see kokku saada. Ja siis mulle meenus üks juhus, et olin lugenud, kus müüja andis ostjale järelmaksu tingimuse kinnisvara ostmiseks. Ja siis mõtlesin, et kui ma küsin maaklerilt näiteks, et ma teen sissemaksu 25 000 eurot ja palun pool aastat veel aega, et ma leiaksin ülejäänud summa kokku, et kas see on võimalik? Täiesti utoopiline mõte ja tegelikult ma ei julgenud maaklerilt seda küsida. Ja siis mõtlesin, aga mis on veel lahendus, on ju? Selle summa ma veel kokku saan, et mingi sissemaks teha. Ja ma küsisin seda maaklerilt ja kujutage ette, kinnisvara omanik tuli mulle vastu ja me sõlmisime kokkuleppe, et ma maksan sissemakse 25 000 maikuus ja ülejäänud summa, see oli siis peaaegu 70 000, ma maksan siis oktoobri lõpuks 6 kuu pärast. Ja maakler veel julgustas, et võta laenu, ükskõik kus sa nagu saad, isegi kui see on kõrgema protsendiga, sa saad ju pärast selle refinantseerida. Ja nii ma siis võtsin väikelaenu, siis ma palusin abi oma pereliikmetelt
ja selleks ajaks ma arvan, et ma olin juba ka tööle saanud, jah, mul oli kehtiv tööleping. Ja maikuu viimasel päeval toimus notariaalne tehing, kus ma maksin siis 25 000 sisse ja sain kasutusõiguse ja korterivõtmed kätte. Ja see oli esimene suur saavutus minu jaoks. Ja nüüd ma läksin panka uuele ringile. Ma ütlesin, et mul on osaühing, millel on kinnisvara ja palun andke mulle osaühingule laenu. Aga selgus, et sisuliselt kõik 6 panka andsid sama vastuse, et sul peab olema osaühing vähemasti 2 aastat vana ja sul võiks olla arve peal nii umbes 10 000 eurot vaba raha, et me näeme, et su ettevõte on likviidne ja sul on võimekust maksta. Absoluutselt jällegi null tulemust ja lootusetu. Ja kuud läksid, suvi läks kiiresti ja lähenes oktoobri kuu keskpaik või isegi oktoobri lõpp ja mul tegelikult viimaseks osamakseks pea 70 000 eurot polnud raha kusagilt võtta. Ja ma nägin, et mul ei ole mõtet notarisse minna, mul ei ole seda raha lihtsalt. Ja silmad pisarad täis, kirjutasin kinnisvara omanikule kirja, et mul ei ole veel raha koos, et palun andke mulle veel 1 kuu lepingu pikendust. Ja jällegi ma tänan kinnisvara omanikku ja taevaisa, aga ma sain palutud pikenduse. Tuli ka väike lisatingimus müüjalt, ta ütles, et me peame sulle ikka mingi trahvi tegema, et 500 euro võrra see korteri hind tõuseb. 500 eurot 70 000 juures, mis asi see on ju, et jumal tänatud, aitäh, ma olen kõigega nõus. Aga ma sain terve kuu, ma ostsin 500 euro eest terve kuu endale veel lisaaega ja jätkasin rahaotsinguid. Üks mu kauge sugulane soovitas, et aga olemas on ju veel hoiulaenuühistud, et äkki proovi sealt kaudu ka. Esimesena tuli meelde Tartu hoiulaenuühistu, aga seal olid tingimused täpselt sama nagu pankades. Ja siis ma koperdasin Maaelu Edendamise Hoiulaenuühistu otsa. Tutvusin seal tingimustega ja sain lootust, et kui ma teen sissemakse ja astun ühistu liikmeks, et siis on võimalus mul taotleda raha, sest tegelikult minu osaühing oli ka suunatud, ütleme, maaelu edendamisele. Ma nagu turustasin väiketootjate toidu ja joogitooteid ja tegin väikest cateringi ka. Ja ma sain sealt laenulepingu, paraku küll 50 000, aga see oli ikkagi väga suur amps. Ja 15 000 ei puudu sellegi poolest. Siis ma hindasin uuesti oma sõprade, sugulaste listi, kelle jutul ma polnud veel käinud. Võtsin kogu julguse kokku ja pöördusin inimeste poole, kelle käest ma elu sees ei oleks muidu nagu läinud abi paluma ja laenu paluma. Ja ma sain selle 15 000 veel kokku, et mäletan, et viimase 1300 eurot laenas ema veel oma kogutud pensionisäästudest. Ja novembri viimasel päeval toimus notaritehing, mul oli rahapakk taskus ja ma sain oma lubaduse täita ja kogu korteri selle viimase osa sisse maksta ning minu ettevõtte ME Elustiil sai korteri omanikuks. Et muidugi see laenuprotsent sealt hoiulaenuühistust oli päris kõrge, 8%, aga jällegi saatus tuli mul appi, et kui saabus Covidi aeg ja ma ei saanud enam teha selliseid klassiruumipõhiseid projekti kirjutamise koolitusi ja cateringi pakkuda, mida ma vähesel määral nagu tegin, siis Maaelu Edendamise Sihtasutus, see on riiklik sihtasutus, tuli välja sellise laenuga, Covid laenuga ja pakkus ettevõtetele, kes on nagu Covid piirangute kaudu kannatada saanud, soodsa protsendiga laenu. Ja tegin samamoodi taotluse, et teate, et minu ettevõtte ellujäämiseks ma tahaksin laenu refinantseerida, sest ma ei saa enam müüa oma tooteid ja teenuseid
ja see pangalaen, mida ma praegu maksan, on liiga kõrge. Ja ma sain refinantseeringu ja ma sain välja ehitada ka oma köögi, mida mul tegelikult ei olnud. Nii et esimesel 2 aastal oli see protsent siis 2% ja edasi fikseeritult 4% ja praegu ongi see aeg, et Euribor mind ei mõjuta. Mul on fikseeritud intressiga laen ja see laenu tähtaeg ei ole enam kaugel, ta on 2030. Sinna ongi ju minna, Osaa. jaa, sinna ongi minna vaid veel, ütleme, 5,5 aastat, sest ettevõttele ei anta pikemaks ajaks laenu kui 10 aastat. Okei, seda ma ei teadnud, jah, väga põnev. Ja et minu unistus vajas palju julgust. Ma siin mitu korda ka ütlesin, et ma võtsin jälle kogu julguse kokku. Jaa, Palju usku, finantsteadmiseid, palju häid ja usaldavaid sõpru. Aga nii nagu ma projektides ka ütlen, et söö elevanti tükkide kaupa, et nagu sa nägid, ma lammutasin ka oma unistuse tükkideks jaa. ja tänu sellele suutsin ma selle ellu viia. Vot selline on selline hästi kiire lugu, et seda võiks mitu tundi veel siin nagu põhjalikumalt lahti lahata ja neid finantsaspekte nagu lahti rääkida. Aga ma olen ääretult õnnelik, et ma selle tee ette võtsin ja ma ei andnud alla. Ja igal lahendusel on või igal probleemil on tegelikult mitu lahendust, me lihtsalt ei oska neid nagu näha. Ja no see on üks väga vägev lugu ja sa juba ise rääkisid nii ilusti ära ka, kuidas selline suur unistus tehagi, nagu sa ütlesid, väikesteks tükkideks ja siis see amps ei tundugi enam nii suur. Ja nii lahe, et sa tõid välja selle inimliku aspekti ka, et nagu üliõpilasedki koolis või kooliõpilased, et ega me enne ei tee, kui ei ole seda nagu päris viimast tähtaega käes, et alles siis me võtame ennast kokku ja hakkame tegutsema. Et sellepärast on nii oluline anda endale ka oma unistuste täitumise puhul tähtaeg. Mis on see tähtaeg, millal see saab tehtud, nagu projektiski, et sul on ette nähtud algus, lõpp ja veel mõned tegurid juurde, on ju. Et äge, aitäh, Merle, et sa jagasid ja ma loodan, et see meie vestlus praktiliselt küll sinu lugu jõuab nendeni, kes on praegu kuskil samas olukorras ja otsivad seda julgustust ja inspiratsiooni, et kui sina said sellega hakkama, olles töötu, siis äkki saan mina ka. Ja et kardan, aga teen ikka, eks ole. Parim viis hirmust vabanemiseks on sellest läbi minna ja usk iseendasse ja oma unistusse. See on nii oluline. Suur tänu, Merili, et ma saan olla sinu teele kaasatud. Aitäh, Merle, sulle ka ja ilusat päeva. Aitäh, kõike ilusat.